Peatükk 12 hingamispäeva pühitsemisest. Sel ajal läks Jeesus viljast läbi hingamispäeval. Aga tema jüngritel oli nälg ja nad hakkasid päid katkuma ja sööma. Kui variserid seda nägid, ütlesid nad temale: vaata, sinu jüngrid teevad, mida ei sünni teha hingamispäeval. Aga tema ütles neile: eks te ole lugenud, mis Taavet tegi, kui temal ja ta kaaslastel nälg oli. Kuidas ta läks Jumala kotta ja nad sõid ära vaateleivad, mida süüa ei olnud luba temal ega ta kaaslastel, vaid ainult preestritel. Või eks te ole käsuõpetusest lugenud, et preestrid rikuvad hingamispäeval pühakojas hingamispäeva ja on ometi süüta. Kuid ma ütlen teile, et siin on see, kes on suurem kui pühakoda. Aga kui te teaksite, mis see on, ma tahan alastust, aga mitte ohvrit, siis te ei oleks hukka mõistnud süütumaid. Sest inimese poeg on hingamispäeva isand. Kuivanud käega mehe terveks tegemine. Ja kui ta läks sealt eemale, tuli ta nende koguduse kotta. Ja vaata, seal oli inimene kuivanud käega. Ja nad küsisid temalt ning ütlesid: kas sünnib teha terveks hingamispäeval? Nad mõtlesid ta peale kaevata. Aga tema ütles neile: kes on teie seast inimene, kellel on üks ainus lammas, ja kui see kukub auku hingamispäeval, et ta temast ei haara kinni ega tõmba teda välja? Kui suur vahe on nüüd inimese ja lamba vahel? Sellepärast sünnib küll teha head hingamispäeval. Siis ta ütles sellele inimesele: siruta oma käsi. Ja ta sirutas. Ja see sai jälle terveks, otse kui teine. Siis variserid läksid välja ja pidasid nõu tema vastu, kuidas teda hukka saata. Valitud sulane. Aga kui Jeesus seda sai teada, läks ta sealt ära. Ja paljud järgisid teda ja ta tegi nad kõik terveks. Ja ta hoiatas neid kõvasti, et nad temast avalikult ei räägiks. Et läheks täide, mis on üteldud prohvet Jesaja kaudu. Vaata, see on mu sulane, kelle ma olen valinud, mu armas, kellest mu hingel on hea meel. Ma panen oma vaimu tema peale ja ta kuulutab paganaile kohut. Ta ei riidle ega kisenda ja ta häält ei kuulda uulitsail. Rudjutud pilliroogu ta ei murra katki ja suitsvat tahti ta ei kustuta ära, kuni ta on õigluse jalule seadnud. Ja paganad panevad oma lootuse tema nime peale. Jeesus ei vaja saatana abi. Siis toodi tema juurde seestunu, kes oli pime ja keeletu. Ja ta tegi tema terveks, nõnda et keeletu rääkis ja nägi. Ja kõik rahvas hämmastus ning ütles: kas see vahest ei ole Taaveti poeg? Aga kui variserid seda kuulsid, ütlesid nad: see sinane ei aja kurja vaime välja muidu, kui Beelzebuli, kurjade vaimude peamehe abil. Et aga Jeesus nende mõtteid mõistis, ütles ta neile: iga kuningriik, mis on isekeskis riius, hävib. Ja ükski linn või koda, mis on isekeskis riius, ei jää püsima. Kui nüüd saatan välja ajab saatana, siis on ta riius iseenesega. Kuidas siis võib tema riik püsida? Ja kui mina Beelzebuli abil kurje vaime välja ajan,
kelle abil ajavad teie pojad need välja? Sellepärast peavad nemad olema teile kohtumõistjaks. Aga kui mina Jumala vaimuga kurjad vaimud välja ajan, siis on Jumala riik teie juurde tulnud. Või kuidas võib keegi minna vägeva kotta ja riisuda tema riistu, kui ta enne ei seo seda vägevat? Alles siis ta saab riisuda tema maja. Kes ei ole minuga, see on minu vastu. Ja kes minuga ei kogu, see pillab laiali. Sellepärast ma ütlen teile, iga patt ja Jumala pilge antakse inimestele andeks. Aga püha vaimu pilget ei anta inimestele andeks. Ja kes iganes räägib sõna inimese poja vastu, sellele antakse see andeks. Aga kes iganes midagi räägib püha vaimu vastu, sellele ei anta seda andeks, ei selles maailmas ega tulevases. Kas tunnistage puu heaks ja ta vili heaks, või tunnistage puu halvaks ja ta vili halvaks, sest puud tuntakse tema viljast. Te rästikute sigitis, kuidas te võite rääkida head, kui te olete kurjad? Sellest, mida süda on täis, sellest räägib suu. Hea inimene toob südamest heast tagavarast esile head, ja halb inimene toob halvast tagavarast esile halba. En ma ütlen teile, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igaühest tühjast sõnast, mis nad on rääkinud. Sest su sõnust arvatakse sind õigeks ja su sõnust mõistetakse sind hukka. Jeesus ei hooli tunnustähe nõudmisest. Siis vastasid temale mõningad kirjatundjad ja variserid ning ütlesid: Õpetaja, me tahame sinult näha tunnustähte. Aga tema kostis ja ütles neile: see kuri ja abielurikkuja tõug otsib tunnustähte, aga talle ei anta muud tunnustähte kui prohvet Joona tunnustäht. Sest otse kui Joona oli vaalaskala kõhus 3 päeva ja 3 ööd, nõnda peab inimese poeg olema maapõues 3 päeva ja 3 ööd. Niinive mehed astuvad kohtus esile ühes selle sinase sugupõlvega ja süüdistavad teda, sest nad parandasid meelt Joona jutluse tõttu. Ja vaata, siin on enam kui Joona. Lõunamaa kuninganna tõuseb üles kohtus ühes selle sinase sugupõlvega ja süüdistab teda, sest ta tuli ilmamaa otsast kuulama Saalomoni tarkust ja vaata, siin on enam kui Saalomon. Puuduliku puhastuse hädaoht. Kui rüve vaim on inimesest väljunud, käib ta kuivi paiku mööda ja otsib hingamist, aga ei leia. Siis ta ütleb: ma lähen tagasi oma kotta, kust ma väljusin. Ja kui ta tuleb, leiab ta selle tühja olevat, pühitud ja ehitud. Siis ta läheb ja võtab enesega kaasa teist 7 vaimu, kes on temast kurjemad. Ja kui nad sisse tulevad, elavad nad seal. Ja selle inimese viimne lugu läheb pahemaks kui esimene. Nõnda käib ka selle kurja sugupõlve käsi. Tõeline sugulus. Kui ta rahvale veel rääkis, vaata, siis seisid ta ema ja ta vennad õues ja tahtsid temaga rääkida. Siis ütles keegi temale: vaata, su ema ja su vennad seisavad õues ja tahavad sinuga rääkida. Temaga vastas ja ütles sellele, kes seda temale teatas: kes on mu ema ja kes on mu vennad? Ja ta sirutas oma käe oma jüngrite poole ning ütles: vaata,
siin on mu ema ja mu vennad. Sest kes iganes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas, see on mu vend ja õde ja ema